kell on mingis, ma ei tea, 7 midagi, juba 5:30 olime lennujaamas ja me läheme Berliini. Me läheme Andraga koos Helgale külla, kes on Andrade ja ta on kutsunud meid Berliini enda etendust vaatama. Nii et saame vaadata etendust, vaadata linna ja that's about it. Me istusime just tund aega rongis. Meie reis oleks pidanud kestma pool tundi ja me natuke enne meie lõpppeatust siis seisime pool tundi ja siis öeldi, et me sõidame nüüd tagasi ja te peate välja minema. Mingi asi toimus seal hotel, nii et nüüd me põhimõtteliselt me ei ole mitte kuskil ja mul on nii kopp ees juba, mul on kõht tühi. Ma tahaks mitte seigelda hetkel ja ma ei tea isegi, kuhu minema peame ja ma tahaks väga Bolt Drive'i võtta ja ma vaatan, kus on Bolt Drive'i. Oleme lõpuks jõudnud Berliini, viisime asjad Helga korterisse ära, nüüd tulime kuskile kohvikusse sööma. Vahepeal jõutas siis see, et kui me sealt rongi pealt pidime maha tulema, me ei saanud enam kuskile minna, siis tahtsin Bolt Drive'i võtta, hakkasin Bolt Drive'i võtma ja põhimõtteliselt see decline'is mu soovi sellepärast, et ta tahtis sellest mu näost pilti saada ja siis ta arvas, et see ei ole mina. Ja siis ma sain bänni Boltist põhimõtteliselt. Nagu sekundi pealt ma lihtsalt nagu, okei. Ja siis vaatasime korra taksohinda. Taksohind oli 26 €. Ma ei nagu, ei. Siis me võtsime Andra telefoniga ikkagi, saime Bolt Drive'i võtta ja Bolt Drive meil läks ainult 6 €, nagu 26 €. Siin me nüüd oleme. Tulime kohvitama, ma ei joo kohvi tegelikult. Tulime hommikust sööma või päevast või lõunast, ma ei tea, midagi sellist. Sa võtsid lunchi? Mina võtsin lunchi, vaatame, mis siia tuleb. Ma siis näitan teisi ka, muidu on nagu... Tere, see on Andra. Ja ma olen Andra. Andra on esinemishirm, natuke ei ole hullu. See on Helga, tema on Andra Tea. Tema juurde me tulimegi Berliini. Ja ta tõi meid siia kohvikusse, kus on väga palju rohelist. Ma ei tea, kas see on normaalne, aga järjekordselt me läksime siis rongi peale, kui nüüd ausalt see ei olnud samade numbrite ja tähtedega. Aga vaatasime, suund läheb sinna, kõik läheb sinna, et tahtsime ühte siis mingi kohvikusse minna. Aga tüng, me vaatasin samal ajal mäpsime mingi, kuule, me lähme üldse natuke teise suunda. Me siis nüüd otsustasime, et me sinna ei lähe ja me lähme hoopis ühele jõuluturule, mis oli siin peatuseks. Tunned lihtnega. See on jõululõht. Jõululõht. Ja siin on ka turg. Jei! Me tulime kohe jõuluturu kõrval välja. Väga vahva. Ma suren ära kohe. I don't want this much rolling. Oh my god. I'm already scared. Jaa, see oli väga hea 2.50. Esimene laks oli hirmus, aga pärast tegelikult oli hea. Ei, mul oli täiega Adrekas. Täiega pikka. Aasta esimene liug on tehtud. Pikk liug. Super. Kohe me maitseme seda. Nii teist Dubai šokolaadi stiilis donutid. Ja.
ja. Jämma 10 eurot läks, aga see on väärt seda. See on soe. Jämma. Kuhu sa lähed? Mina enam Berliinis ei ole. Mulle aitab. Isegi bussid ei sõida normaalselt. Rongidega juhtub mingi õnnetus, vaata. Ja fine on ju ei sõida. Bussid ka ei sõida normaalselt. Me läksime reas, me mõtlesime, et okei, vaata, et rongil oli nii kaua aega. Lähme bussi peale. Ja see buss sõitis reaalselt ümber nurgad ja mingi siin on lõpppeatus. Oh my god, mis siin toimub? Mis siin toimub? Okei, Sandra, vaatame, kuhu me siis minema peab. Lähme nüüd selle rongiga, mis läheb mingi 100 aasta pärast. Ma olen väga tann selle ühistranspordisüsteemiga. See oli 24 piletit minnast, me hakkame Bolt Drive'iga sõitma, mulle aitab. Võt, me hakkame Bolt Drive'iga sõitma siin linnas, sest et... Mitte ükski transport. Mida? Ei bussid. Ma ei hakka tramme, ma ei hakka mitte midagi muud proovima, see ei mõttetu. Sellest on saanud vlog. Miks üldse olla Berliinis või miks osta 24 tunni piletit, kui see tee sellega mitte midagi? Ta ei saa mitte kuhugi sõita. Super. Tere hommikust, on nüüd käes siis laupäev ja eile me peale jõuluturgu väga midagi ei teinud. Ainuke seiklus oli meil veel see, et me ei saanud lõpuks mingi rongiga koju, bussiga või midagi, aga õnneks siis lõpuks selle rongiga, mis natuke hiljem tuli, sellega saime. Ja saime eile teada seda, et tuleb välja, et Berliinis töötab väga palju asju ainult sularahas, mis oli meile väga imestus. Oleks me teadnud, oleks kodust juba rohkem kaasa võtnud, aga võtame siis siin sularaha välja. Väljudes poodides siis maksta, suurtes toidupoodides kõikides asjades ikka saab, aga näiteks mingi nurgapoekesed, mingid jõuluturud, kõik siuksed asjad, ainult sularaha. Nii et sularaha on väga vajalik, kui te tulete Berliini. Me oleme Berliini tulnud tegelikult väga huvitaval ajal, nimelt siis täna 9. novembril on 35. aastapäev Berliini müüri langemisest ja me lähme vaatame siis igal pool kesklinnas ringi, igal pool toimuvad pidustused asjad, nii et seal taga on ka üks, lähme vaatame. Arvasin, et kinderpunš on sama, mis alkovaba glögi meil, aga see maitseb täpselt nagu soe mahla, nagu kuum mahl, nii et ma lihtsalt joon soe mahla. Vähemalt mul hakkab soe. Andral on glögi sama palju maksis, aga tal on parem. Berliini müüri langemisest sai külma sõja sümboolne lõpp Euroopas. Müür, mis oli 28 aastat eraldanud Ida- ja Lääne-Berliini, kukkus kokku pärast Ida-Saksamaa võimude segast teadaannet, mis lubas inimestel vabalt piiri ületada. Tuhanded inimesed kogunesid piiripunktidesse ning piirivalvurid avasid väravad ilma vägivallata. Müüri langemine kiirendas Saksamaa taasühinemist ja tähistas kommunistlike režiimide kokkuvarisemist Ida-Euroopas. Nii, tulime Aasia restorani ja tellisime endale alustuseks väikse sakke mekin. Siis siin on meil ginger ale ja cheers. Kuidas maitseb? Siuke heavy. Nagu puskari võtsin küll, jah.
Võib-olla see soe sakka läks paremaks. Ma ei tea, jah. Ma maitsen seda, mulle tunneb, et ma tahaks seda soja pigem juua. Aga noh. It is what it is. Võtsime siis proovimiseks erinevaid asju. Siin on mangokastmega part. Siis 3 dumplingu. Oleks võinud natuke rohkem. Siis edamaameoad. Ja suverullikesed. Palun mulle ka. Welcome. Deutschland Museum Berliinis on kaasaegne ja interaktiivne ajaloomuuseum, mis keskendub Saksamaa ajaloo tutvustamisele kaasahaaraval ja elamuslikul viisil. Muuseum viib külastaja ajarännakule alates germaanlastest ja Rooma ajast kuni 20. sajandi ning tänapäevani välja. Ekspositsioonid kasutavad rohkelt multimeediat, heliefekte, valguslahendusi ja lavastuslikke keskkondi, et muuta ajalugu elavaks ja kergesti mõistetavaks. Rõhk ei ole ainult faktidel, vaid ka tunnetusel. Külastaja saab aimu, milline oli elu erinevatel ajastutel, sealhulgas keskajal, Preisimaa tõusu ajal, natsionaalsotsialismi perioodil ja Saksamaa jagatuse ajal. Deutschland Museum sobib eriti hästi neile, kes soovivad Saksamaa ajaloost kiiret, selget ja meeldejäävat ülevaadet, ilma traditsioonilise vaatan kujukesi ja pilte tunnetuseta. See on hariv, aga samas meelelahutuslik kogemus. Andra soovil tulime Vannabi Sinaboni ehk siis mingis... Ei, Vannabi Sinabon nagu see koha nimi. Aga jah, nad teevad neid samamoodi, neid Sinaboni panne, siis vaatame, mis siin on. Sinamoodis on käidud, ostsime need kaneelirullikesed ära, hiljem proovime. Aga praegu tulime siis, kuna meil enne etendust on nagu veits aega ja etendus kestab ka veel 2 tundi ja kõhud lähevad muidu väga tühjaks. Siis me tulime sellisesse Ameerika restorani, Dinerisse, midagi sellist. Nagu Andra ütles, siis Hansu nimel, Hans on praegu USA-s. Saame ka enda American Experience siin. Ja tellisime mõlemad burgerid. Loodan, et on hea. Küsis veel, kas medium või medium rare. Just ma mingi medium rare, please. Nii et vaatame, kui hea tuleb. Põhimõtteliselt tellisime siis õlle, millel on vaarikad sees. Ma arvasin, et see on nagu full radler, aga mulle tundub, et see on nagu mingi siirup, aga võib-olla see on ekstra. See on äkki ekstra pandud siuke. Ilma, siirup ei ole või siis maha. Tavai. See on nice ikka. Kohe maitseme. Siis me natuke miks tegema. See on jämmu hapukas. See on tõesti hea. Good choice. Ma ütleks, et friikate portsjon on küll nagu Ameerika suurusega. Jaa. Ikkreme suur. Thank you. Nii, väike. Ma ei teagi, kas see on siis majonees. See võib olla küll. Ja väike ketšup. Ühel vaatan, kas ta üldse medium. Mitte väga, aga pole hullu. Pigem on ta küpsend. Oi. Seda ma kartsin. Aga see maitsib. Jaa. Pole halb. See on meie standardid. Mingi, pole halb, no. Siis see ei ole medium rare. Seepärast on veits kuiv nagu. Mina ei mõista, kuidas inimesed söövad üldse veel tan veiseliha. Ükskõik, kas on burgeripihv, kas on steak nagu. Ta võite juba puud süüa nagu puukoort. Maitas veel. Üldine hinnang söögile 50 võib-olla. Midagi söögast. Friikad olid täiega head. Need olid krõbedad normid. Soola pidi juurde panema. Pihv tellisime medium rare'i. Tuli veel ta. Aga noh, meil ei mõlemal nii palju alles, sest tõesti friikaid oli liiga palju. Siin on reaalselt, pooled friikad võib-olla sõime ära. Kuidas tunnen?
kõht on täis, aga head maitset pole suus. No see, võib-olla natuke see jook päästab veits. See päästab veits. Saab seal kuiva biffi kurgust alla loputada. Nii oleme lõpuks siis jõudnud teatrisse. See teatri nimi oli Chameleon ja me tulime siis Helga etendust vaatama, mis hakkab mingi poole tunni pärast umbes. Ja siin on mega nunnu. Tere hommikust või päevast või mis iganes kell juba on. Meil on siis viimane päev Berliinis ja tegelikult on ainult paar tundi selleni jäänud, kui me peame juba lennujaamas olema. Aga me tulime siis Berliini botaanikaaeda ja lähme vaatame, mis erinevaid taimi siin pakutakse meile. Berliini botaanikaaed on üks maailma suurimaid ja mitmekesisemaid botaanikaaedu. Tõeline roheline oaas keset suurlinna. Aed laiub ligi 43 hektaril ning seal kasvab üle 20 000 taimeliigi kõigist maailmajagudest. Jalutades saab liikuda justkui ühest kliimavöötmest teise. Troopilised vihmametsad, Vahemere taimestik, kaktuse kõrbemaailm ja Euroopa metsad on kõik esindatud. Aed ei ole ainult ilus jalutuskoht, vaid ka oluline teadus- ja hariduskeskus, mis on seotud Berliini Vabaülikooliga. Aastaringselt pakub botaanikaaed rahu ja avastamisrõõmu nii taimehuvilistele kui ka neile, kes tahavad lihtsalt linnakärast eemalduda. Ja hakkabki meie reis läbi saama, oleme tagasi jõudnud Berliini lennujaama. Rongi peale seekord saatis meid Helga, sellepärast me arvasime, et muidu juhtub jälle midagi halba. Kuigi seekord, kui me tagasi läksime, siis oli üsna loogiline, et tabloo peal oligi isegi lennuki märk, et milline läheb lennujaama. Aga igaks juhuks meil üks raudselt muidu halba õnne olnud. Ja siis oleme chillinsi lennujaamas, laadin telefoni ja nüüd meid ootab 2 lendu, sellepärast, et me otsustasime tulla õhtul. Kui me oleks hommikul tulnud, oleks saanud otse lennuga, aga nüüd me lähme Riiga ja siis seal on väike vahemaandumine mingi tund aega. Siis oleme juba Tallinnas. Reisil sai joodud omajagu glögi ning söödud häid toite, kuid üks asi on aga kindel. Ühistransporti me seal ilmselt kunagi omapäi enam ei kasuta. Oli meeleolukas koos vedetud aeg ja palju toredaid mälestusi. Hüvasti Berliin!